Kell on 5. Avan Viljandi vallavolikogu 39. istungi. Et kõik meil see istung siis hästi välja tuleks, siis ma korra teen paar testi ka, et Ansori, kas sa saaksid lihtsalt öelda, et sa oled kohal? Olen kohal. Hea. Joel? Olen kohal. Mait? Mait vist on praegu läinud arvuti juurest ära, aga olgu. Vahepeal oli olemas. Nagu tavaks on saanud, meil on ka sünnipäevalapsed, vaja ju tegelikult neid ka neile head soovida. Sünnipäev on olnud Medil. Palju õnne, Medi. Istungi lõppedes saame sulle lille siit ulastada. Ülle Kurjev, palju õnne. Ja Valmar Haava, palju õnne. Teie ees on siis tänase istungi päevakorra projekt. Kas teil on projekti kohta küsimusi? Et ei ole, soovib keegi sõna võtta? Ei soovi. Paneme siis selle päevakorra hääletusele, kes on selle poolt, et jätkame tänast päeva või tänast õhtut siis sellise päevakorraga, mis on teile koju teatavaks tehtud. Palun andke käega märku. Saalis ühehäälselt. Ansori juba vastas poolt. Joel, sina vastad? Poolt. Ja Mait, oled liitunud või? Ja olin enne ka, kui ma mitu tulnud poolt. Selge, saame edasi minna ja läheme siis esimese päevakorrapunkti juurde. Viljandi valla 2020. aasta kolmanda lisaeelarve vastuvõtmine ja ettekandja Tiina Jaksi. Tere õhtust, lugupeetud volikogu. Teie ees on siis 2020. aasta kolmas lisaeelarve. Muudatus võrreldes eelarve mahuga on suhteliselt väike. Põhitegevustulude suurenemine on enamjaolt tingitud erinevatest projektidest ja hallatavate asutuste ülelaekunud tuludest. Ja põhitegevuse kulud siis ka, et need ületeenitud tulud soovivad nad oma eelarvetes kasutusele võtta. Pluss siis on ka eelarve tegevusalade vahelisi ümbertõstmisi. Kuna aasta on lõpukorral, siis kahjuks on selgunud, et mõnel tegevusalal aasta lõpuni raha ei jätku. Näiteks hulkuvate loomadega seotud tegevus ja ohtlike jäätmete käitlemine. Ja samamoodi see vana teema, lasteaia teenuse ostmine. Mõne tegevusala lõikes on vaja tegevusala siseselt kululiiki muuta, nagu tänavavalgustus, kus vähendatakse majandamiskulusid ja suunatakse need investeeringuks, et lõpetada ära pooleliolev investeering. Samuti siis kavastab see lisaeelarve reservfondist suunamisi, et ka need hallatavate asutuste eelarvesse õigele kulureale need rahad jõuaksid. Et kui me nüüd veel korraks investeeringu pealt peatume, siis veel natuke allapoole, siis seal ongi näha, et tegelikult on kaks muudatust, et üks ongi seesama tänavavalgustus, millest ma enne rääkisin, ja teine on Saarepeedi rahvamajale keskküttekatla ostmiseks raha suunamine eelarvesse, mis on suunamine reservfondist, sest kahjuks vahetult kütteperioodi alguses see katel hakkas töötamast. Et see oleks selline lühike tutvustus. Kas on küsimusi ettekandjale, et need, kes interneti kaudu osalevad, et te võite selle käe püsti panna, siis et ma saan aru, kui teil on küsimusi. Kas saalis olijatel on küsimusi? Tundub, et ei ole. Interneti kaudu ka hetkel tundub, et ei ole küsimusi. Aitäh!
Kas keegi soovib sõna võtta? Ja palun. Eelarvekomisjon toetab eelnõu vastu. Aga läheme siis hääletuse juurde. Panen hääletusele Viljandi valla 2020. aasta 3. lisaeelarve vastuvõtmine. Kes on selle poolt, palun käega märku anda. Aitäh. Internetis oli, et palun andke ka märku endast. Ansoori. Selge. Ansoori vastas poolt. Mait. Poolt. Joel. poolt, Selge. Otsus vastu võetud ühehäälselt, kui ma ei eksi. Järgmine päevakorrapunkt. Audiitori määramine. Tiina Jaksi. Kas äkki võiks Tiina rääkida ilma maskita? Võib küll. Võib. See väga ebamugav, ma peaks ütlema. Volikogu liikmed ka, et kui te tahate küsimusi esitada saalis, siis te võite selle maski ära võtta, sest mul on sellepärast selline mask ees, et siin on parem rääkida. Vist on paremini kuulda ka. Tõenäoliselt on diktsioon ka parem, kui maski ees ei ole. Et nüüd on meie ees siis audiitori määramise eelnõu, et tulenevast siis seadusest on volikogu ainupädevuses audiitori määramine. Vallavalitsus on küsinud hinnapakkumised, saanud tulemused ja tulemused on nüüd teie ees. Et valituks osutus seekord siis audiitorfirma Audest audiitorteenuste osaühing, kes siis tegi kõige soodsama pakkumuse. Auditeerimine hõlmab nii valla tütarettevõtjad, Ramsi VK-d ja vallavalitsust. Ja, kas on küsimusi ettekandjale? Tundub, et ei... ja palun. Kas see hind oli ühe aasta hind või 3? Ei, see on, nagu te näete, 20–22 aastate raamatupidamise aruanne. On veel küsimusi? Tundub, et ei ole. Interneti kaudu praegult ka ei paista küsimusi. Aitäh ettekandjale. Kas keegi soovib sõna võtta? Komisjon toetas. Interneti kaudu sõnavõtja soov ei ole. Läheme hääletuse juurde. Panen hääletusele audiitori määramine. Kes on selle poolt, palun käega märku anda. Saalis on kõigil käed püsti. Jan Soori on poolt, Mait on öelnud poolt, Joel. Sa, Joel, võid ka kirjutada sinna chati, siis, et te niikuinii internetis kuulete, kui ma hakkan teie kohta jama ajama, siis te saate ju hakata kisama kohal. ma ei saa, ma olen telefoni. Ahah, selge. Siis arvestame sinuga, et küsime su käest. Okei. Otsus vastu võetud ühehäälselt. Läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, Viljandi vallavolikogu määruse number 53, Viljandi valla tunnustuse avaldamise kord muutmine. Ja ettekandja on Irma Väre. Tere, lugupeetud volikogu. Teie ees on siis lõpuks ometi see punkt, mida volikogu juba veebruarikuus ütles, kui vallavalitsus seisis siin teie ees, et seda tuleb veel rohkem läbi mõelda ja uuesti volikogu ette tulla. Et selleks siis valdkond osales volikogu kultuuri- ja spordikomisjoni koosolekul, kuhu oli kaasatud ka üks revisjonikomisjoni liige, et saada võimalikult laiapõhjalist sisendit, eelkõige just sportlaste ja teiste asjatundjate seast. Ja see töö jätkus siis pärast valdkonnas koos kultuuri- ja spordikomisjoni esimehega, kui me olime kõik ettepanekud saanud siis üle vaadata ja vaatasime, kuidas saaks seda siis nii-öelda kõige paremini siia teie ette tuua. Et nagu te siis teate, muudatused on siin järgmised. Noorsportlane, selline mõiste tuuakse sisse ja just noorsportlane on siis inimene, kes on, või sportlane, kes on noorem kui 21 aastat. Et see tuleneb just eelkõige spordialade vanuseklasside jaotusest. Siis spordiprima määramisel arvestatakse eelkõige taotluse esitamise aastal saavutatud sportlikke tulemusi ja lõige 5 on siis selline põhjalik loetelu, kellele võiks siis anda selle spordipreemia, kellele võiks selle määrata.
ehk siis on välja toodud ikkagi, et ta peab olema osalenud tiitlivõistlustel, seeriavõistlustel, et nendel võistlustel, mis määravad nagu selle, on nagu kõrgema taseme võistlused ühesõnaga. Ja kui me nüüd siit edasi läheme, siis üks muudatus on veel, et kui tavaliselt meie määruses ehk siis tunnustamise korras on sees, et kõik need tähtsamad nominendid tuleb esitatakse 15. detsembriks, siis arvestades sellega, et me räägime eelkõige aastast sportlaste puhul, siis on see kuupäev liigutatud 31. detsembrini ja nii, et praegu võib veel ka, kui see kord vastu võetakse, siis neid taotlusi esitada. Ja spordipreemia määrab siis vallavalitsuse korraldusega moodustatud komisjon, nii nagu kogu selle tunnustamise korra kõiki tunnustusi tema määrab ja korraldab. Spordipreemia vallavalitsuse korraldusega, see on jäänud samaks ja see on jäänud samuti samaks, et spordipreemia saajaid tunnustatakse tänukirja meelne ja rahalise preemiaga. Nii et need oleks siis nagu üldjoontes sellised põhilised muudatused, aga ma ütlen kohe ära ka selle asjaolu, et ainuüksi selle punkti tegemise juures on tulnud niivõrd palju ettepanekuid ja häid ettepanekuid, et terve see tunnustuse määramise kord tuleks üle vaadata. Alates nendest ettepanekutest, mis puudutavad näiteks seda, et iga valdkond, kes määrab preemia, võiks moodustada eraldi komisjoni, et seal oleksid kõige pädevamad asjatundjad ja lõpetades sellega, et näiteks noored võiksid ise määrata siis, kes saab noorsootöö preemia. Nii et valdkonnal on tegelikult plaanis see kord uuesti üle vaadata, aga kuna selle aastaga tuleks nüüd jutt alla tõmmata, ehk siis selle aasta preemiad ja tunnustused loodetavasti 24. veebruari vallavanema vastuvõtul ka välja anda, ükskõik mil moel see vastuvõtt siis toimub, et siis sellepärast ei olnud ka seda ajalist võimalust nii pikalt seda kõikide huvigruppidega kooskõlastada ja läbi vaadata, et saaks ta kohe tervenisti uuesti vastu võtta. Nii et teie ees on praegu ta sellisel kujul. Aitäh! See on küsimusi ettekandjale. Maidul oli enne käsi püsti, Maid küsi. Siis Loit. Väike võib-olla selline tulevikuks, kui seda korda veel nüüd ümber tegema minnakse, selline ääremärkus, et võib-olla kaaluda ka välja töötada konkreetsed vormid, millisel siis peab olema see taotlus, et kedagi esitada, et hetkel on kirjas, et vabas vormis taotlused, et kui on mingi konkreetne vorm, siis on ühelt poolt on inimesed, kes esitavad, neil on nagu lihtsam panna asju kirja, nad teevad täpselt, mida need toodatakse, et mis komisjoni peaks minema. Ja samas on ka komisjoni liikmetel hiljem oluliselt mugavama tööd korraldada, kui taotlused on esitatud sarnastel põhjadel ja sarnastel alustel. Siis on ka see kaalutamispunkt sama, et otseselt küsimust ei ole. Aitäh, väga mõistlik ettepanek. Loit. Ja tahtsin küsida, et kultuurispordikomisjoni istungil sai see dokument esitatud sellisel kujul, et taotlused vaatavad läbi valla volikogu kultuurispordikomisjon. Siin on nüüd teisiti, mis põhjused? Siin on tõepoolest teisiti, sellepärast, et see oli selline tööprojekt, kus me kaardistasime kõikide osapoolte arvamused, kes tahtsid sõna sekka öelda. Ja pärast siis valdkond, kui me tegime siis volikogu kultuuri- ja spordikomisjoni esimehega veel tihedamat koostööd, vaatasime üle sõnastused ja kõik muud asjad, siis ikkagi vallavalitsus otsustas praegusel juhul siis selliselt selle eelnõu siia esitada, et ikkagi see sama komisjon, et me ei hakka tegema selleks üheks korraks selle ühe spordipreemia määramise jaoks täiesti uut komisjoni, kui kõik muud teised tunnustused vaatab läbi siis see alatine vallavalitsuse komisjon. Loit, palun. Me ei peagi tegema ühtegi uut komisjoni, vaid alaline volikogu komisjon käib nagu nii koos iga kord. Tähendab kord kuus. Eks ei ole vaja eraldi komisjoni moodustada. Jah, aga kui me rääkisime, et spordiinimesed, spordikomisjoni, et siis oleks võinud ju veel täpsemaks minna, eks. Et see on kultuuri- ja spordikomisjon. Jah, kultuuri- ja spordikomisjon, just nimelt.
võikski otsustada Jah. kultuurispordikomisjon selle. ja komisjonid saavad siis teha ettepanekuid ja soovitusi anda, et nendel seda otsustusõigust ei ole. Volikogu komisjonid, et see on meie volikogu põhimääruses kirjas. Aga me kaalusime neid variante kõiki, jah, mõlemat varianti, nii vallavalitsus kui volikogu komisjoni. vallavanem tahtis siin. ma võin täiendada, et volikogu komisjonid on nagu selle demokraatliku võimu puhul on esinduskogu ja töökomisjon on vallavalitsusel. Ja volikogu komisjon pannakse kokku valimistel saavutatud häälte kohtade järgi. Siis tegelikult vallavalitsus, ka täna tegelikult me võime täpselt teha, nagu tegelikult ma olen aru saanud, spordiinimeste soov on. Vallavalitsus saab teha selle sama järgi, spordiinimestest tehakse komisjon, sportlased ise omavahel otsustavad. Aga sellist, kuidas mõtled, see töökomisjon ei saa nagu ka volikogu, võiks ju volikogu kõik spordiinimesed võtta. Aga see on avalik, siin me ei aruta avalikud neid sporditulemused, kõik, see on nagu vallavalitsuse komisjoni, töökomisjon, selles võib-olla see põhimõtteline vahe. Nagu isikute poolest ei oleks vahe. Et sellepärast me leidsime ikkagi, et ta võiks minna niiviisi, et tehakse sportlastest eraldi komisjoni, otsustavad parimad sportlased vallas. Kolmas täpsustus. Ma ei saanud ikkagi aru, miks volikogu kultuurispordikomisjon ei saaks seda tööd teha? Mis seda nagu segab? Mis seal nagu puudu on? Ei segagi mitte midagi, see on põhimõtteliselt nagu valikute küsimus ja selle korra järgi ongi see vallavalitsuse alatine sotsiaalkomisjon vaatab kõiki teisi. Et siis me peaks tegema juba muudatused, võimalik on ka need muudatused tuleb siis sisse viia teistesse punktidesse, et me ei ajaks nagu seda niimoodi keeruliselt. Aga siin siis ei ole täna spordiinimesi seal, see on vallavalitsus saab alati teha. Vallavalitsuse alatises komisjonis on spordiinimesed sees. Kas on veel küsimusi? Tundub, et ei ole. Internetist ka ei paista küsimusi. Aitäh ettekandjale. Kas keegi tahab sõna võtta? Ja palun. Eelarve majanduskomisjon vaatas keelud ja oli see muudatus, meil 7. punkt oli nagu enne, et volikogu komisjon muus osas komisjon jäi üksmeelele, aga siin selles 7. punkti osas on selles mõttes volikogu komisjoni liikmetel hääletamisel nagu meil ei ole kokkulepet. Muidu toetasime veel. Seda me teame nüüd. Soovib keegi veel sõna võtta? Tundub, et kõik on selge. Aga läheme siis hääletuse juurde. Panen hääletusele Viljandi vallavolikogu määruse number 53 Viljandi valla tunnustuse avaldamise kord muutmine. Kes on selle poolt, palun käega märku anda. Nii, teeme siin saalis ära. Saalis on käed püsti kõigil, jah? Nii, kuidas on, nii. Kes on saalis vastu? Üks on vastu. Erapooletuid? Ei ole. Vaatame interneti hääletust ka. Nii, Ansoori poolt. Mait. Ei kuule Mait. Mait on kirjutanud ka poolt. Ja siis Joel. Poolt. Selge. Otsus vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt. Viljandi vallavolikogu otsuse number 144 tunnustusega kaasneva rahalise preemia suuruse kinnitamine muutmine. Irma Vere. See on siis eelnõu eelnevale eelnõule, kus me tõime välja uued kategooriad ehk siis noorsportlase ja ettepanek on tulnud, et noorsportlast tunnustada siis 500 euroga, et kui teised spordipreemiad on 1000 täiskasvanud, et noored võiksid olla siis 500 eurot ja volikogu pädevusesse kinnitada. Kas on küsimusi ettekandjale? Mait, palun. Ja väike meenutus, nii-öelda täiskasvanud sportlase preemia oli mis suuruses? 1000 eurot. Küsimusi hetkel rohkem ei ole. Mait, palun. Ja ma veel küsiks seda, et see diskussioon sai alguse sellest, et aasta alguses, et miks me noorsportlast tunnustame nii-öelda madalama tasuga kui täiskasvanud sportlast, et mis muidu komisjonis ja valitsuses olid need argumendid, millega seda otsus siis hetkel põhjendatakse?
mina võin omalt poolt nii palju vastata, et nii komisjonis kui ka vallavalitsuses taheti jah, ikkagi see vahe sisse teha, et noorsportlane on natukene väiksema rahalise preemiaga, ehk siis pinguta veel ja siis sportlane, täiskasvanud sportlane on siis suurema preemia saaja. Aga see ongi nagu meie endi otsustada, kuidas me seda tahame teha. Ansoori. Et küsimuse vormis kommentaar, et tänapäeval järjest enam on teemaks mingi tunnuse alusel represseerimine, selles mõttes, et võrdse kohtlemise teema ja soolise võrdse kohtlemise kõrval on tegelikult ka ealine järjest kaalukamaks läinud, et kas ennetuse mõttes ei oleks mõttekas ikkagi kohelda võrdselt ka ealiselt. Otsesel juhul võib tekkida mingi juriidiline teema tegelikult. Juriidilist teemat ilmselt ei teki, see on minu naiivne arvamus, aga see on meie endi otsustamise koht jah, et kui palju me tahame sinna raha panna, et praegu komisjonidest küll ei tulnud kuskil teistsugust, minu teada vähemalt teistsugust summat, aga ma võin ka eksida. Ja palun seda taga spordikomisjon esimees. Jah, kunagi on olnud see teema üleval, et miks võrdselt, aga täna on ikkagi see, et täiskasvanud sportlased peavad ikkagi need, kes sportlased, Martin Kleini, nii et professionaalsed sportlased peavad ikka suht palju nagu ise kinni nagu maksma oma ütleme, spordikulutusi. Aga ütleme, kui lastel, siis tegelikult seal on ju lastel on enamus spordiringi tasemel tasuta ikkagi. See on ka üks argument oli meil kunagi komisjonis. Mait tahab täpsustada midagi. Mait? Ja, täpsustaks siis seda, et kui me ei räägi ju lastest, me räägime noorsportlane kuni 21, et 21-aastasel noorsportlasel ei ole kindlasti enam asjad niimoodi tasuta ja tegelikult ma ka ei poolda seda, et me siin vanuse järgi seda diferentseerimist teeksime, et see selgelt annab välja vale signaali, on diskrimineeriv ja tegelikult lähtudes sellest, et me peaksime noori just nimelt tunnustama ja tunnustama selle nimel, et nad veel rohkem pingutaksid, siis see on ka noortele endile frustratsiooni tekitada. Ehk siis siinkohast, ma ei tea, kas me selles kohas veel ei olnud olema, aga mina teeksin ettepaneku sõnastada see punkt summas 1000 eurot. Ansoori, kas sul oli ka midagi? Jah, et ma panin kirja, et kui me vaatame, et tuleb, et ikkagi võrdsustada summad ja selle argumentatsiooni, mis selle eel oli, et nooremad teevad vähem tööd, korele. Ma olen olnud tippsportlane, professionaal tippsportlane ka juuniorina ja seal vahet tegelikult ei ole. Tihtipeale on ka noorsportlasel on kulud isegi suuremad kui täiskasvanud sportlase puhul. Ja siin tegelikult ei ole mitte mingit sisulist põhjendust, mis tuua selline diskrimineeriv suhtumine sisse. Kas soovib keegi veel sõna võtta? Ei soovi. Sõnaga laua peal on siis üks ettepanek, et selle 500 asemel siis 1000 eurot, et teeme selle hääletuse ära. Et nii-öelda siis muudatusettepanek, kes on selle muudatusettepaneku poolt, et me selles eelnõus 1.15 sportlane tunnustus Martin Kleini nimeline spordipreemia noorsportlasel 1000 eurot. Kes on selle poolt, palun käega märku anda. Lugesite ära? Palju, kes on selle vastu? Jaan on vastu. Lugesite ära? Erapooletuid? 3. Nii, internetis selline hääletus siis Mait oli poolt ja Ansoori oli poolt, et kuidas see seis jäi? Nii. Erapooletud oli 4 minu arust. Kas te ei saanud loetuda?
palju nüüd tuli? Kas me peame uue hääletuse tegema? Ei saadud ära loetud korralikult, teeme uue hääletuse. Hääletame siis uuesti, et teeme siis pikemalt seda, et kes on siis selle poolt, et muuta eelnõus 1.15 spordialane tunnustus Martin Kleini nimeline spordipreemia noorsportlasele oleks 1000 eurot. Kes on selle poolt, palun tõstke käsi püsti ja internetis kirjutage poolt. Sai kirja? Internetis on poolt ka Ansoori ja Mait. Nii. 7 poolt. Kes on selle vastu? Palun käega märku. Joel on vastu. Hoidke üleval nii kaua, kuni kantsleri ütleb, et on loetud. Saite loetud? Nii. Kes on erapooletu? 4. Et kuidas see seis jäi siis? Ei kuule? Nii. Selge. Sellest tulenevalt siis muudatusettepanek ei läinud läbi, aga Ansoori ütles, et ta ei kuulnud, et äkki ütleksite uuesti selle hääletuse tulemuse. Vastu 14, poolt 7, erapooletuid 4. Ansoori, kas sa kuulsid? Ma arvan, et võite maski sellest järgmine kord ära võtta või sellest eesti. Okei, muudatusettepanek läbi läinud, läheme siis lõpphääletusele. Panen hääletusele Viljandi vallavolikogu otsuse number 144, tunnustusega kaasneva rahalise preemia suuruse kinnitamine, muutmine, kes on selle poolt, palun käega märku anda. Internetis siis kirjutage poolt või vastu. Lugesite ära? Kes on vastu? Ei ole. Kas on erapooletuid? Saalis on üks erapooletu ja Ansoori on ka erapooletu ja Mait on vastu. Kuidas seis jäi? 13 poolt. Mait oli ka vastu, jah? Ja. Siis oli 9 vastu ja 2 erapooletut. Ja 13 poolt. Aitäh. Otsus vastu võetud. 5. päevakorrapunkt. Viljandi vallavolikogu määruse number 103 Viiratsi rahvaraamatukogu põhimääruse muutmine. Irma Väre. Midagi pole teha, kui valesti, siis uuesti. Nagu te teate, meie raamatukogude reformiga võeti vastu kõikide uute raamatukogude põhimäärused. Aga Viiratsi raamatukogu põhimääruses on viga, nimelt aadress oli läinud valesti, aga see on nii tähtis fakt, et see tuleb õigeks muuta ja korda teha. Kas on küsimusi ettekandjale? Aitäh. Ei ole. Soovib keegi sõna võtta? Soovi. Läheme siis hääletuse juurde. Panen hääletusele Viljandi vallavolikogu määruse number 58 Viljandi vallavolikogu määruse number 103 Viiratsi rahvaraamatukogu põhimäärus muutmine. Kes on selle poolt? Palun käega märku anda. Saalis kõigil käed püsti. Joel on poolt, Ansoori on poolt ja Mait on ka poolt. Otsus vastu võetud. 6. päevakorrapunkt. Viljandi vallavolikogu määruse 58 Viljandi maakonna arengustrateegia 2035+ heakskiitmine. Muutmise heakskiitmine. Rein Anton, nagu huvitav pealkiri. Tere õhtust! Nagu te teate, on siis maakonnal olemas arengustrateegia. Sellel on sarnane ülesehitus nagu Viljandi valla arengukaval, ehk siis teisipidi öeldes, et valla arengukava sarnaneb maakonna arengustrateegia struktuurile.
ja strateegiat vaadatakse siis üle iga 2 aasta tagant. Selle aasta septembris tuli voli poolt siis signaal, et sisendid, nii-öelda täiendusi, parandusi ja maakonnavallad on need andnud ja lisaks veel erinevad ametid ja muud institutsioonid, mis Viljandi maakonnas tegutsevad. Ja on siis mõned ettepanekud, et seda maakonna arengustrateegiat täiendada ja muuta, selle tegevuskava. Ma vist neid kõiki ette lugema ei hakka. 4 põhisuunda maakonnas, et maakond areneks. Aga kuna nüüd peale septembrit on veel olnud muutusi ja omavalitsuste liidu info järgi tuleks seda tegevuskava siiski veel pisut täiendada, siis on vallavalitsuse ettepanek, et täna oleks siin volikogus esimene lugemine ja detsembri volikogus siis selle maakonna arengustrateegia muutmise heaks kiitmine. Kas on küsimusi ettekandjale? Tundub, et küsimusi ei ole. Aitäh ettekandjale. Soovib keegi sõna võtta? Eelarvekomisjon toetas ka lugemisele saatmist, kuna maakonna seis ei ole täpselt formuleeritud. Antud eelnõuga ongi see lugu, et kõik volikogud siis peaksid selle ühetaoliselt vastu võtma. Aga siis, kui kellegi rohkem küsimusi ei ole ja sõna võtta ei taha, siis lõpetame selle. Ma korra ühe repliigi teeks. Ja palun. Et nagu ma komisjonis ka ütlesin, et siis volikogu liikmetele ka hariduse poole pealt üks hästi oluline väärtus, mis seal tegevuskavas sees on, et küll ma ise proovisin seda nii meie arengukava kui ka haridusarengukava protsessis välja tuua, toona küll kahjuks poliitilisest tahtest ei puudu, kuid õnneks maakonna arengustrateegia tegevuskava on see tegevus sisse jõudnud, ehk siis mis lahendab loodetavasti ära tugispetsialistide põua ja probleemi siis kogu maakonnas, et selline nii-öelda teenuskeskus nagu Viljandi linnal juba on, aga et maakonnaülene, et ma loodan, et siis volikogus nüüd, kus see maakonna arengustrateegiasse on sisse kirjutatud, leitakse ka motivatsiooni ja rahalisi vahendeid, et selle keskuse loomist toetada. See on väga oluline meie koolidele ja lastele, et tagada neile vajalik tugi ja abi. Aitäh! Palun. Soovib keegi veel sõna võtta? Tundub, et ei soovi. Siis lõpetame selle dokumendi menetlemise ja saadame ta teisele lugemisele. Kas keegi nõuab hääletust? Paistab, et ei soovi. Lõpetame selle menetlemise ja saadame teisele lugemisele. 7. päevakorrapunkt, hoonestusõiguse seadmine. Rein Anton. Möödunud aasta kevadel siis esitas Võrtsjärve sõprade selts Viljandi vallavalitsusele avalduse, kus soovis arendada Ulge puhkeala ehk siis võtta seda rendile. Vallavalitsus viis läbirääkimised Ulge puhkeala rendile andmiseks. Tuligi siis üks pakkumine Võrtsjärve sõprade seltsilt. Ja möödunud aasta siis septembris saime selle rendilepingu sõlmitud. Nüüd on esitanud siis Võrtsjärve sõprade selts uue avalduse ning soovib sellele puhkealale otsustuskorras saada hoonestusõigust ja eesmärgiks on seda arendustegevust seal laiendada ehk siis taotleda erinevaid toetusrahasid ja selle üheks eelduseks tihtilugu on siis kehtiv hoonestusõigus olemasolu ja nad on valmis siis rendilepingu juures olnud tingimused kandma siis üle või võtma üle hoonestusõiguse lepingusse ehk siis samadel tingimustel olema siis hoonestajad Ulge puhkealal. Et siin ekraanil on need tingimused olemas. Et eesmärgiks on siis 10 aasta jooksul investeerida sinna 155 000 eurot ja iga-aastane hoonestusõiguse tasu on 501 eurot. Ja meie vallavara valitsemise kord lubab otsustuskorras
hoonestusõigust seada, kui see lähtub avalikest huvidest. Ja siin nende tingimuste hulgas on see, et see puhkeala jääb ikkagi kõigile vabalt kättesaadavaks, rannaala, ja vallal on seal ka õigus mõned üritused aastas korraldada ilma mingit tasu maksmata. Aitäh. Kas on küsimusi? Ja palun. Tehnilist laadi küsimus, et kui tegemist on hoonestusõigusega, mis antakse sellele seltsile, kuidas vald saab küsida renti? Tähendab, rendileping lõpetatakse. Edaspidi räägime hoonestusõiguse tasust. Aga see 501 € aastas on siis mis asi? Eelne tasu või? Jah, et samadel tingimustel sõlmitakse hoonestusõiguse leping. Ütleme, mõisted muutuvad. Renditasu asemel on hoonestusõiguse tasu. Kas on veel küsimusi? Paistab, et küsimusi ei ole. Kas keegi soovib sõna võtta? Komisjon toetab antud eelnõu vastu. Sõnavõttu tahteid ka ei paista rohkem. Läheme siis hääletuse juurde. Panen hääletusele hoonestusõiguse seadmine. Kes on selle poolt? Palun käega märku anda. Aitäh. Joel? Ja Mait on vastanud, et on poolt ja Ansoori ka. Vastu võetud ühehäälselt. Järgmine päevakorrapunkt. Hoonestusõigusega koormatud kinnistu asukohaga Heina tänav 40 Viiratsi Alevik võõrandamine. Ettekandja Rein Anton. See on teile juba väga tuttava sisu eelnõu selles mõttes, et Viiratsis me ikkagi neid hoonestusõigusega koormatud kinnistuid ostu eesõigusega võõrandame. Heina tänav 40. Septembris on antud vallavalitsuse poolt kasutusluba. See tähendab seda, et maja on ehitatud, mingisuguseid võlgnevusi, kohustusi üleval ei ole. Ja tulenevalt sellelt on siis hoonestajal see eelisõigus. 1660 € siis. Kas on küsimusi eelnõu kohta? Paistab, et ei ole. Kas keegi soovib sõna võtta? Läheme siis hääletuse juurde. Panen hääletusele hoonestusõigusega koormatud kinnistu asukohaga Heina tänav 40 Viiratsi Alevik võõrandamine. Kes on selle poolt? Palun käega märku anda. Aitäh. Ja interneti vastused on ka kõik poolt. Nii Ansoori kui ka Mait. Ja Joel ütles seda ise välja. Otsus vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt. Vallavara võõrandamine. Rein Anton. Eelmise aasta lõpus siis otsustas volikogu jagada Kärsna külas asuva siis kinnistu kaheks, Pärna tänav 2. See on Kärsna spordihoone katastriüksus, millest vald kasutab aktiivselt poolt. Kuidas? Sul on mingi teine. See. Mul oma raamatus on järjekord teistsugune, aga no see võtame siis selle. Ramsi VK soovib jätkuvalt üle võtta siis või omandada saada otsustuskorras vallale kuuluvate pumplate ja puhastusjaamade omanikuks. Et osa siin, see nimekiri, mis siin seina peal on üle tulnud Tarvastu vallalt ehk siis Viljandi vallale, aga kuna vee-ettevõtja tegelikult kasutab seda vara, siis oma tütarettevõttele on meil siis õigus otsustuskorras tasuta võõrandada need kinnistud. Kas on küsimusi ettekandjale? Vastab, et ei ole. Soovib keegi sõna võtta? Komisjon toetas eelnõu. Läheme siis hääletuse juurde. Panen hääletusele vallavara võõrandamine ja siis täpsustame siis seda, et see on siis seotud Ramsi VK-le vara üleandmine endise Tarvastu valla veesüsteemid. Kes on selle poolt? Palun käega märku anda.
nii, saalis kõigil käed püsti. Joel on poolt, Ansoori on poolt ja Mait on poolt. Ma väga vabandan, ma ennem jätsin küsimata ka, igaks juhuks küsin praegu ikka ära, et kas keegi on ikka vastu, erapooletu, ei ole, lugesin tähendab õieti. Otsus vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt, vallavara võõrandamine, Rein. Ma siis tahan ennast, ma ütlen ära isiklikult. Jah, jäin pooleli selle koha peal, et tegemist on siis Kärsna spordijoone kinnistuga, millest siis vald aktiivselt kasutab poolt. Teine pool, umbes 1 hektar, on täiesti kasutusest väljas ja ettepanek seda maaüksust jagada meile laekus, volikogu eelmine aasta selle otsustas ja nüüd on siis vallavalitsuse ettepanek teile, et see siis internetikeskkonnas osta.ee avalikul enampakkumisel võõrandada alghinnaga 2000 eurot. Kas on küsimusi ettekandjale? Mait, palun. Kas ma kuulsin õigesti, et keegi taandas ennast? Jah. Vastavalt volikogu töökorrale peaks inimene ruumist lahkuma, kas seda tehti? Ta ei ole läinud välja, aga siis, kui sa ennast taandasid, et mine siis välja. Talle tegelikult, kui ta taandas, siis noh, midagi teha ei ole. Jaa. Ei oota, sa ei pea minema. Selge. On Mait sul nüüd selgem asi? Ei, ma ei kuulnud, mis arutelu oli. Arutelu oli, et inimene lahkus. Saalist, jah? Ja palun, küsimus. Kui ta läheb internetiportaali, miks inimene üldse taandama peab ennast? Ei pea taandama tegelikult. Ta ise soovis seda. Jah, seda ju siin täna pakkumisel saaks. Seda pead tema käest küsima, kui ta siit tagasi tuleb. Avame vaidluse selle. Jah. On veel küsimusi eelnõu kohta? Ei ole. Kas soovib keegi sõna võtta? Komisjon arutas? Komisjon võetud eelnõu vastu. Selge, aga läheme siis hääletuse juurde. Panen hääletusele vallavara võõrandamine Kärsna-Pärna tänav 2A. Kes on selle poolt, palun käega märku anda. Aitäh. Kas keegi on vastu? Erapooletu? Ei ole. Mait vastas jah, et on poolt ja Ansoori on ka poolt. Otsus vastu võetud. 11. päevakorrapunkt. 11. päevakorrapunkt. Riigihanke Allesaare Naanu tee, Orika tee, Kõjasaare, Soosaare tee, Mustkate ehitus. Pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine, eduka pakkuja kvalifitseerimine ja loa andmine hankelepingu sõlmimiseks. Palun, Rein. Nagu te teate, siis riik on seoses selle koroonaga mitut eri moodi andnud kohalikele omavalitsustele täiendavat toetust ja üks selleks oli siis lisaraha vallateede hoiuks nendele teedele, mis on seotud ettevõtlusega. Ja meil oli siis seal nimekirjas 2 teed, viisime läbi hanke. Üks on siis Saarepeedil ja teine on Kolga-Jaanis. Ja teie ees on see eelnõu sellepärast, et see tegevus ei ole täna kajastatud valla eelarvestrateegias. Ja sellisel juhul, kus ei ole eelarvestrateegias ja ka mitte jooksva aasta eelarves, siis on sellise otsuse tegemise pädevus volikogul. Kas on küsimusi eelnõu kohta? Palun. Paistab, et ei ole. Aitäh ettekandjale. Kas keegi soovib sõna võtta? Komisjon toetas antud eelnõu vastu. Läheme siis hääletuse juurde. Ma loen selle pika jutu uuesti ette, äkki tuleb paremini. Panen hääletusele riigihanke Allesaare Naanu tee, Orika tee ja Kõjasaare, Soosaare tee Mustkate ehitus, pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine, eduka pakkuja kvalifitseerimine ja loa andmine hankelepingu sõlmimiseks. Kes on selle poolt, palun käega märku anda. Aitäh. Kas keegi on vastu? Erapooletu?
ei ole. Mait on poolt, Ansoori on poolt. Otsus vastu võetud ja ütlen ka, et Joel ütles ka siis üle interneti, et on poolt. Otsus vastu võetud. Järgmine päevakorrapunkt, 12. Seisukoha andmine Kurevarese kruusakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa muutmise taotlusele koostatud keskkonnamõju hindamise eelhinnangu ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu kohta. Rein. Kurevarese karjäär asub siis Taari külas, Viru-Jaani kinnistul ja seal tegutseb siis osaühing Leo, kes on Keskkonnaametile esitanud taotluse keskkonnaloa muutmiseks. Tulenevalt seadusest siis Keskkonnaamet küsib kohalikult omavalitsuselt arvamust selle muutmise kohta ja samuti, kas on vajalik keskkonnamõju eelhinnangu koostamine. Vallavalitsuse hinnangul eelhinnangut seal vaja koostada ei ole, kuna tegemist on väikese tegutseva karjääriga ja selle tegevusega ei kaasne mingit täiendavat keskkonnamõju. Sellega seoses on siis vallavalitsusel ettepanek volikogule nõustuda selle keskkonnaloa muutmisega ja jätta siis keskkonnamõju hindamine algatamata. Palun küsimusi eelnõu kohta. Tundub, et ei ole. Aitäh ettekandjale. Kas keegi soovib sõna võtta? Eelarvekomisjon toetab eelnõu kohta. Aga läheme siis hääletuse juurde. Ma loen uuesti selle pika joru ette. Seisukoha andmine Kurevarese kruusakarjääri mäeeraldise, panen hääletusele. Seisukoha andmine Kurevarese kruusakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa muutmise taotlusele koostatud keskkonnamõju hindamise eelhinnangu ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu kohta. Kes on selle poolt, palun käega märku anda. Aitäh, kes on vastu? Erapooletu? Saalis üks. Joel vastas poolt, Ansoori vastas erapooletu ja Mait vastas poolt. Otsus vastu võetud. 13. päevakorrapunkt. Viljandi valla jäätmevaldajate registri põhimäärus. Rein Anton. See eelnõu on teie ees siis päris mitmel põhjusel. Esiteks on see, et täna Viljandi valla territooriumil kehtib 3 jäätmevaldajate registri põhimäärust ehk siis Tarvastu, Kolgajaani ja Viljandi vald. Tuleb ühtlustada. Teine põhjus on see, et vallavalitsus on KIK-i esitanud taotlus Mustla jäätmejaama rajamiseks. Jäätmejaama puhul üks eeldus on see, et jäätmevaldajate registris on üles loetud need jäätmed, mida seal jäätmejaamast vastuvõtmisel tuleb registreerida. Ja kolmas põhjendus on ka see, et see digitaalses keskkonnas peetav register pidevalt uueneb ja registri pidamiseks kasutatakse KOV-i Seevaldi tarkvara. Et sellega seoses on vallavalitsuse ettepanek seda 3 jäätmevaldajate registri põhimääruse asemel siis kehtestada 1, mis on siis arvestab siis selle tulevase jäätmejaamaga ja see registri põhimäärus arvestab ka siis Riigi Infosüsteemide Ameti tingimusi registrile, et seda registrit on digitaalselt võimalik pidada ja teha neid X päringuid nii-öelda ühest andmebaasist teise. Küsimusi ettekandjale? Ja palun. Ma küsiks, et mitu korralikku jäätmejaama on Viljandi vallas? Või kui neid ei ole, miks neid ei võiks kiiremini teha, et meil Viratsis see tehti ja inimesed on väga rahul ja see õigustab ennast ja see panebki inimesed sorteerima prügi. Mida varem, seda parem. Tegelikult Viljandi valla territooriumil ei ole ühtegi jäätmejaama. See ei ole päris see. Jäätmeaiad, pigem on jäätmete vastuvõtukohad, jäätmeaiad ja nii edasi. Jäätmejaam on ikkagi
jäätmejaama puhul on paika pandud see jäätmete nimekiri, mida tuleb vastu võtta, mis nendega seal teha tuleb ja nii edasi. Viljandi valla territoorium ei ole. Et ikkagi jäätmejaam kui selline on meil see linna jäätmejaam, mis on siis Pärnu maantee seal alguses. Mis ta Mustlasse siis tuleb? Mustlasse tuleks jäätmejaam. Jah, sinna tuleks jäätmejaam. Sest KIK-i selle taotluse juures on üks tingimus ja see, et on miinimumloetelu, seda oli äkki kas 16 erinevat jäätmeliiki, mida siis selles jäätmejaamas peab hakkama vastu võtma. Vald arvatavasti, no mitte arvatavasti, vaid ikkagi kindlasti korraldab siin operaatori konkursi, et me ise jäätmed vastu võtma ei hakka, aga ehitame selle välja, kui KIK meid toetab. Aga neid jäätmeaedasid, palju neid siis Viljandi vallas on ja kas me neid siis võiks teha siin rohkem? Neid on ikka hulgim, aga need on ka eri suurusega, et mõnes võetakse natuke rohkem, mõnes natukene vähem jäätmeid vastu. Ja tegelikult meie selle jäätmekava mõistes on ikkagi vald kaetud, et inimestele on kättesaadavad. Siin on muidugi need jooksvad küsimused, et mõned konteinerid saavad kiiresti täis ja võib-olla see maht ei ole alati piisav ja nii edasi. Aga tegelikult jäätmeid on inimestel võimalik ära anda, kui nad tahavad ära anda. Aga just, et nad tänapäevased oleks, kvaliteetsed oleks ja selles mõttes korras oleks. Et on nad seda korras küll, jah. Et no mina leian, et seal on aeg. Sinna raha saab kulutada küll veel. Ja, et see oleks nagu ilus. Aitäh teile. Kas see eelnõu kohta on veel küsimusi? Tundub, et ei ole. Kas keegi soovib sõna võtta? Komisjon seda arutas, see vist ei arutanud. Komisjon tõguselt küll ei toetanud. Läheme siis hääletuse juurde. Panen hääletusele Viljandi valla jäätmevaldajate registri põhimäärus, kes on selle poolt, palun käega märku anda. Aitäh, kas keegi on vastu? Erapooletu? Ei ole. Joel oli poolt, Mait on poolt, Jaan Soorin ka poolt. Otsus vastu võetud. 14. punkt, vallavanema informatsioon. Nii kaua kui vallavanem siia tuleb, ma korra veel ühe informatsiooni annan enda poolt, et vallavolikogule on tulnud üks kiri. Medi Meikar on teinud volikogule esitanud eelnõu projekti seoses sünnitoetusega ja ettepanek on siis tõsta sünnitoetust 200 eurot. Hetkel kehtiv sünnitoetus on 500 eurot. Saadame selle dokumendi menetlusse ja siis eks volikogu seda siis arutab. Aitäh ja siis palun, vallavanem. Tere ka minu poolt, lugupeetud volikogu liikmed. Et ma võib-olla seda tänast informatsiooni alustaks natuke teistmoodi, sest eelarvekomisjonis oli teemaks siis sihtasutus Viljandimaa hoolekandekeskus, et selle ajaloo kajastamine. Et kui hiljuti keegi sattus ka Kuu-uurijat vaatama, siis tegelikult oli seal väga valusalt see teema üleval. Ja kui nüüd ajaloos tagasi mõelda, siis kunagi on seal olnud siis nagu asutajate hulgas Viiratsi vald, Saarepeedi vald ja Paistu vald. Ja võib-olla siis meie abivallavanem tutvustab, kuidas see nüüd juhtunud on ja mis saab edasi. Et tegelikult mõnes mõttes on see tulevik väga huvitav. Aitäh! Kas ma saaksin ka selle puldi? Võib-olla Reet siis lükkab ka siit. Jah, selge. Teie ees on siis teema sihtasutusest Viljandimaa hoolekandekeskus, kus veel hiljuti oli Viljandi vallal mõningane sõnaõigus, aga enne esimest liitumist siis tegelikult ja pärast seda enam seda sõnaõigust ei ole. Läheme korraks ajas tagasi. Sihtasutus Viljandimaa hoolekandekeskus asutati siis 2007. aastal Viljandi linn, Viiratsi, Saarepeedi ja Paistu valla poolt, et osutada sotsiaalhoolekandealaseid teenuseid hooldust eakatele puuetega inimestele. Ja vastavalt asutamisotsusele oli siis asutajad niimoodi, et esimene Viljandi linnavalitsus, teine Viiratsi, 3. Saarepeedi ja 4. Paistu ja kõik andsid üle sihtasutusele 50 000 krooni.
Miks asutati? Et päris ju täpselt ei tea, mis tolle aja inimesed mõtlesid ja miks nad niimoodi tegid, aga tõenäoliselt siis järgnevatel asjaoludel. Et Saarepeedi vallal ei olnud üldse hooldekodu. Viiratsi vald valmistus oma hooldekodu erastamiseks, et praegu on seal siis osaühing Avitar. See juhtus 2011. aastal. Paistu vanas hooldekodus see asus kiriku rendipinnal ja ei vastanud hiljem ka enam nõuetele ja see sulgeti. Ja Viljandimaa hoolekandekeskusesse tõi siis Viljandi linn üle oma Mäe tänava hooldekodust 25 hooldatavat. 2009. aastal hakkas remont ja esimese etapina ehitati olemasolevale majale veel 2 korrust juurde ja teise etapina renoveeriti olemasolev endine lastekodu hoone. Et selle hoone saamislugu on ka järgmine, et seal oli tõepoolest lastekodu, mis oli riigi maa peal, aga riik andis siis selle hoone sihtasutuse moodustamiseks asutajatele ja pärast oli ta siis sotsiaalmaana juba kirjas. Renoveerimistööd lõpetati 2011. aastal ja hetkel on hoolekandekeskuses 69 hoolduskohta. Aga nüüd siis selle seaduse poole juurde, et 2014, kui oli 4 valla liitumine, siis kehtis sihtasutuste seadus, mille paragrahv 5 lõige 5 ütles, et asutaja õigused ei lähe üle tema õigusjärglasele. Ja oleks nüüd Viljandi vald, oleks nüüd niimoodi olnud, et näiteks Viiratsi valla nimi oleks edasi jäänud oma registrikoodiga, siis oleks ta olnud asutaja. Aga antud hetkel Viljandi vald ei olnud õigusjärglane, sest toimus valdade liitumine, mitte ühinemine ja mille tulemusena siis moodustus täiesti uus vald, täiesti uue registrikoodiga, millel ei olnud enam pistmist siis nende asutajatega ja asutajatest jäigi alles vaid Viljandi linn. Et see oli siis nendel aastatel, kus oleks ilmselt saanud midagi kas teistmoodi omavahel kokku leppida või hea tahtemärgina kuidagi muul viisil edasi minna, aga puhtalt juriidiline. Ja kuna siis 2017, kui oli uus selline suurem liitumine ja ühinemine, siis paljud omavalitsused ei olnudki nõus nii-öelda ühinemisele ja liitumisele minema, sest et nad oleksid kaotanud oma sihtasutused. Ehk siis tegelikult näiteks Saaremaal, et kui Saaremaal moodustati terve saare peal üks omavalitsus, see oligi uus omavalitsus. Järelikult ei oleks sellel sihtasutusel, mis olid enne moodustatud, enam omanikku olnud. Et kuna riik ikkagi ilmselt tahtis seda siis läbi viia, seda reformi, haldusreformi, siis KOKS-i lisati järgmine paragrahvi 45, lisati siis selline lõige, et kui sihtasutuse asutanud vald või linn ühineb ja siis on tegemist haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustanud kohaliku omavalitsuse üksusega, siis ei kohaldata sihtasutuse seaduse paragrahvi 5 lõiget 5. Et see on nüüd see asi, mis oleks kahju, et seda ei olnud nii-öelda 2014. aastal võib-olla. Nõukogu liikmelisus viimasel aastal, et alates aprillist 2010 on olnud siis kõigepealt Viiratsi valla ja Viljandi valla poolt Sulev Kannimäe nõukogu liige ja Luule Vitsur on nõukogu liige, Viljandi valla sotsiaalnõunik siis alates juulist 2020. Kuigi tehniliselt ei oleks nad vist pidanud meid enam kaasama, sest et me ei olnudki enam nagu mitte keegi seal, ei olnud asutaja enam. Ja võimalused. Et see ongi tekitanud palju küsimusi, et Viljandi vald pani ju nagu suurema osa raha sinna, 150 000 ja lõpuks meil ei olegi enam. Pluss Koitkava investeeringud miljonites. Ja lõpuks ei olegi meil nagu oma osalust. Et praeguseks on siis linn pakkunud Viljandi linn hea tahte märgiks 5 kohta Viljandi vallale. Nad ei pea seda tegema, aga nad on teinud. Et me saaksime siis eelisjärjekorras paigutada oma inimesi Viljandimaa hoolekandekeskusesse, sest nüüd enam sihtasutusena nemad ei jätka, et Viljandi linn tegeleb asutuse munitsipaliseerimisega ehk siis allasutuseks, linna allasutuseks muutub see praegune sihtasutus Viljandimaa hoolekandekeskus. Nii et Jaanika Kedvil Viljandi abilinnapea on kinnitanud, et nemad on rõõmsalt selle lepingu sõlmimise poolt ja see on see, mida nemad praegu pakuvad.
et meie koht on siis mõelda, kas me võtame selle vastu või mitte. Nii, küsimused, mõtted? Ja Luit. Kui meil aastal, millal see esimene ühinemine oli? 2014. Kui 2014 4 valda ühinesid, siis oli sarnane situatsioon oli ka sihtasutusega Olstrepoli tervisekeskus. Aga Olstrepoli tervisekeskuses tehti muudatused ja sai see sihtasutus nii-öelda mõlema asutaja poolt omaks tunnistatud. Et on täna mingisuguseid märke, et miks jäi see hoolekandekeskuse puhul tegemata? Meie praegu ei ole suutnud tuvastada, kuidas see üldse niimoodi on olnud. Ta on nagu vaikselt on neid nõukogu liikme kohti ka kogu aeg vähemaks jäänud, aga just kui, mis puudutab seda, Viljandi vallal üleüldiselt, aga mis puudutab ja miks just sellist kokkulepet ei tehtud, selle ma praegu ei oska vastata. Me vaatasime oma arhiivi nii palju, kui me leidsime dokumente, aga veel ei ole midagi sellist leidnud. Et sa ise olid ka vist linnapea sellel perioodil, kui see 2011 ja sealt edasi, et kas sa mäletad midagi sellest? Mul endale üllatuseks oli küll, jah. Tõstatasin küsimuse, mis mulle täna meelde tuletati, et aga ma ise ju olin selle asja juures. Siis täna rääkisin linnasekretäriga sel teemal, et kuidas see asi oli. Ja tema väite kohaselt oli niimoodi, et linn korduvalt oli vallal teinud ettepaneku, et tuleks ja teeks need dokumendid ringi, aga mingil põhjusel seda ei tehtud, kuni see aeg nagu lõpuks mööda sai. Ja siis tehtigi ettepanek, et olgu siis selle ühe nõukogu kohaga vähemasti vald selle sihtasutuse juures edasi. Mil moel ja kuidas oli täpselt, mina isiklikult tõesti enam mäleta, aga niimoodi mulle enne vähemasti seda ütles. Mis nüüd täna nagu kummastas oli see, et kas tõesti on kohane, et kui me ise jätame midagi tegemata, kuigi ma ei tea, kas see oli nii, ju ta siis nii oli, sest ühe sihtasutusega tegime, teisega mitte. Kindlasti ei saanud olla seda, et linn oleks öelnud, et me ei ole nagu valmis teiega seda kaasa tegema. Selle kohta ka ei ole ühtegi dokumenti, mismoodi oli. Meil vähemalt ei ole praegu. Ma ütlesin ka seda Enele, et kus need dokumendid on, kui need nagu korrektselt otsitaks, siis neid ka leitaks ja selle kohta tuleks teha sihtasutusel päring. Ja siin ongi küsimus, et kas on kohane, et sihtasutusnõukogu liige läheb sihtasutusse, hakkab seal ise mingis dokumentides koopiat tegema ja teine ja lisaks veel ütleb, et vallavalitsus kaalub linna kohtusse andmist, kuna see on, sihtasutus on nii-öelda mitte kohaselt läinud nagu muutunud linna sihtasutuseks. Et enne võiks nagu ikkagi mõelda, mida me teinud oleme, millised on meie argumendid ja siis öelda, et vald kaalub kohtusse ka, mis on nagu tiba nagu läks vist üle kätte. Kes ütles seda? Minule teada olevat Luule Vitsur. Ma ei oska selle peale mitte midagi kosta, aga mina võin öelda näiteks seda, et Luule Vitsur on tõesti nõukogu liige ja kui me vaatame põhikirja, siis nõukogu liikme õigused on, et tal on õigus kõikidele dokumentidele juurde pääs. Absoluutselt, kindlasti on õigus kõikidele dokumentidele juurde pääs. Kohane minna nüüd koopiat tegema, see on ise asi teema, aga see... Need peaksid kõik meil olemas olema, need samad asjad, et jah. Siin oli üks küsimus. Tuli ära juba see küsimus Loidi käest. Oota, Mait, küsi. Mait? Jaa, kuulda. Et küsimus selline, et kas see, mida linn täna meile pakub, kas see rahuldab meie vajadusi, kas aitab meid sotsiaalhoolekande kohtade loomisel vallas, kas see täidab meile seda eesmärki või see on pigem piisk meres ja mitte niivõrd märgiline? Meil on praegu 3 hooldekodu, 70 kohta, 24 kohta ja 20 kohta, et meil oleme üldiselt päris hästi kindlustatud võrreldes teiste omavalitsustega. Et sügiseti tekib alati see teema, et inimesed tahavad rohkem hooldekodusse tulla ja siis on aeg-ajalt neid kohanappust ka, vahest ka mõnel muul ajal. Aga see iseenesest, ta ei anna meile väga midagi, sest et kui meil on seal 5 kohta, siis see tähendab seda, et mitte keegi ei hoia meid meie jaoks vabaks, et need on nüüd need Viljandi valla kohad, et kui teil on vaja kedagi paigutada, siis paigutage, et see on lihtsalt selline hea tahte märk, et nad võib-olla siis eelisjärjekorras, kui neil on vaba koht, pakuvad kõigepealt meile, mitte Tallinnale või Võrumaale või kellelegi teisele. Rait, sul oli käsi püsti. Jaa, ma sain kolleegi jutust aru, teine volikogu liige rääkis Loit nimeks, et nõukogu liige käis sihtasutuses
tegi koopiaid ja tõi teile, kes ei ole täna üldse. Ei, ta on täna täiesti sihtasutuse nõukogus. Jaa, aga kes see Viljandi vald selle asutuse jaoks on, ma küsiks? Üks nõukogu liige on Viljandi valla esindaja on ühe nõukogu liikmena esindatud. No jaa, aga tuleks võinud täiesti suvalisel inimesel tänavatel need anda. Kes on täna Viljandi vald selle sihtasutuse jaoks? Et mul on nagu väga keeruline. Ma ei saa sellest küsimusest hästi aru. Kas see Luule Vitsur nõukogu liige on need dokumendid andnud teile? Ja mina olen neid näinud. Selge. See oligi küsimus. Need on Viiratsi valla ja need vanad korraldused. Et täiesti on olemas, midagi oli seal veel Paistu valla omasid ja nii edasi. Mait, kas sul on veel küsimus või? Jaa, kaks küsimust. Üks tegelikult rohkem vallasekretärile, et võib-olla praegu vastus kohe ei tule, aga kas taoline nõukogu liikme poolt dokumentide koopiate tegemine ja kolmandatele osapooltele, mida antud hetkel Viljandi vald on, väljastamine on kohane ja korrektne. Teine küsimus läheb siis selle peale, et kui ma saan aru, et need 5 kohta tegelikult on Piisk meres, millised on meie kohustused sellisel juhul antud lepingu kontekstis, et kas need on siis ebamõistlikult suured või millised nad üldse on? Ta küsisid vallasekretärit, et meil praegu on vallavanema Küsimus oli nagu vallasekretärile, et kuivõrd eetiline korrektne selline tegevus on, kui nõukogu liige kolmandatele isikutele väljastab sihtasutuse arhiivis dokumente ja teine küsimus oli siis ettekandjale, et millised kohustused meile kaasnevad seoses selle võimaliku lepinguga? Meil ei kaasneks selle lepinguga ilmselt mingeid kohustusi, et me saaksime lihtsalt võib-olla eelisjärjekorras siis 5 inimest paigutada, kui neil on vabu kohti. Kaupo, ma võib-olla aitan. Ja palun. Et ma võib-olla tulen appi, et tegelikult võtame ikka hoo maha, et tegelikult võib igas sihtasutuse nõukogus olla igalt poolt inimesi. See sihtasutus on täna need asutajad on kutsunud lihtsalt Viljandi vallast üle ja ta ametlikult on Viljandi valla esindajad. Kui see nõukogu küsib, on Viljandi vallavalitsuse käest küsinud, et saatke oma esindaja, ametlik esindaja anda valla poolt seal. See on mingi probleem ja nõukogu liige, ta võibki küsida, need ei ole salastatud dokumenti. Ja ma võib-olla võtaks hoogu maha ka sellega, et siin tegelikult me ju kajastame seda ajalugu. Et see, et me kuskile kohtusse läheme, sellest pole juttugi. Täna on küsimus hoopis võib-olla see, et kas me emotsionaalselt nüüd see tänase 5 kohta, kas on meile ka vajalik, seda võib vastata abivallavanem. Nüüd, kas me võiksime rohkem nõnda nimetatud koostöömärgiks küsida eelisjärjekorras. Ja veel üks asi, et kui meie soovime seal osaleda edasi, oma ajal läks siis 3 valla investeerimisvõimalus riigilt läks siia, ma peast ei tea, palju see läks, oleks 3 valda oleks võinud ka oma hooneid renoveerida ja uusi ehitada. Täna on ju see, kui meie soovime siin osalust, see maja vajab remonti, kas me oleme valmis siis sinna panustama? Kas see on, mida me vajame, et võtame võib-olla seda süüdistavat hoogu maha, et arutame, eelkõige oli see ajaloo, et me saaksime aru, miks on täna selline seis, et kus me olime osalust omasime, täna seda ei ole. Aga võib-olla seda võiks arutada, kas meil on seal vaja kindlasti neid kohti ja eelisjärjekorras ja mitu kohta võiks olla, et siis saaks vallavalitsus vastavaid läbirääkimisi edasi pidada. Vait, jah. Eks minu poolt see küsimus tegelikult tekkis ka seal eelarvekomisjonis just meil sellest lähtuvalt, et kunagi olime ühiselt selle moodustanud ja nüüd ühtäkki me enam ei olnud, et kus see kadus. Ja tegelikult oligi võrdlemisi kummastav, et me oleme täna vallana sellest lihtsalt nagu loobunud, mis oli sel hetkel see põhjus ja ajend. Võib-olla see sama nagu Alar ütleb, et me ei olnud valmis seal enam nagu rohkem tulevikus rahaliselt panustama. Võimalik. Kes teab, mis oli sel hetkel nende vallajuhtide nagu põhjuseks ja ajandiks, aga esmalt tundus see küll hämmastav kummastav. Et kui sihtasutus andis meile ka teada, et nad plaanivad asutuse ümber organiseerida ja teha sellest valla allasutuse, siis vallavalitsuses meil põgusalt sellest juttu oli.
ja mind huvitas ka see teema, et huvitav küll, et kuidas meil siis nagu üldse sõnaõigust ei ole selles osas. Ja siis me uurisimegi juba tollel hetkel välja, et siin ei ole nagu midagi teha, et see on seadus, et see aeg on nagu möödas. Aga no mind ka jälle huvitas, kui ma seda ettekannet koostasin, et helistasin ka Sulev Kannimäele. Et lasin temal ka natukene meenutada neid vanu aegu. Ega ta ei osanud küll mulle täpselt seda põhjendada, et miks, kuidas see niimoodi läks. Et ta ütles, muidugi, et ta ei mäleta, aga ütles ka, et ju siis ei olnud piisavalt huvi kõigil või ma ei oska seda rohkem nagu muul viisil kommenteerida, et ta ei kommenteerinud ka ise rohkem. Üller oli käsi püsti. Kui mina seda olukorda võtan ja kui need kohad nagu kokku arvestada Viljandi vallal, siis on meil ju mingi 115 kohta. Ja kui ma seda probleemi vaatan, siis tegelikult see 5 kohta on ikkagi oluline. Ja mina näen seda probleemi, et inimesed tahavad tulla sinna Viilatsisse, nad tahavad tulla elukoha järgsesse hooldekodusse. Ja ma näengi seda, et nad ootavadki seda kohta ja nad tulevad. Pigem on seal see probleem, et need asjad peavad ja tõesti need probleemid peavad olema seal korras ja seda nõuda. Aga kui vähegi võimalik, siis minu arvamus on küll, et võiks kas või see 5 või 10 kohta ikkagi jääda. Jah, see ei anna meile tegelikult mingisugust õigust sinna paigutada, kui neil on kohad täis, siis me lihtsalt kedagi ei saadeta välja. Aga mina leian ka, et meil võib olla selles mõttes selline hea tahte kokkulepe, et see ei kohusta meid ju millekski ei investeerima ega mitte midagi muud tegema, aga meil on vajadusel üks hea partner võib-olla võtta hoopiski. Aivar. Eks see olukord natuke nadi ei ole, et valla territooriumil asuv asutus, kus tegelikult vallavalitsus saab väga vähe kaasa rääkida, see 5 kohta on, siin on hea tahte märk, et tegelikult vajadus selliste nagu teenuse järgi kindlasti kasvab. Et kas see olukord ikkagi ei ole veider, et see hoone asub valla maa peal ja me oleme sattunud sellisesse olukorda ja kui küsida sihtasutuse tähendab, et tekkinud selline olukord ja eelnevalt ei suudeta justkui neid pusletükke kokku panda, et miks see nii tekkinud on? Ei, aga selles mõttes see pusle on selles mõttes koos, et seaduse alusel ei saa enam praegu mitte midagi teha. Et see on nadi jah, võib-olla tõesti on see nadi, aga seda me saame ainult nagu praegu nentida, et kui nüüd omal ajal oleks võib-olla otsustajad natuke teistmoodi läinud, siis oleks ilmselt ka tulemus teine. Aga mitte keegi ei räägi päris täpselt, mis siis oli ja võib-olla tõesti ei ole ka mälu see, mida usaldada. Ma ei oska seda kommenteerida. Ma ei oska kommenteerida. Miks need otsustajad niimoodi siis nagu tegid? See on ikka jah, natuke pommiline olukord. Nõus. See on veel küsimusi? Ma tahaks sõna võtta. Mulle tundub see praegune olukord selle infoesitajate poolt ebatäpne. Tahetakse jätta sellist muljet, nagu linn oleks midagi halvasti teinud, kellelgi midagi ära võtnud. Pakutakse variante, et kas me võtame selle pakkumise vastu või ei võta. Et linn ei ole üldse kohustatud seda 5 kohta anda. Ja natuke nagu jääb mulje, et volikogu liikmetega tahetakse manipuleerida selle tegevuse tausta. Et jah, palun. Ma ei ole küll kuidagi tahtnud muljet jätta, et linn on paha ja tõmbas kuidagi valda alt, et ma ei tea, miks need asjaolud on niimoodi. Ma ei ole seda kunagi välja öelnud ja ma ei kavatse ka seda teha, sest et meil puuduvad selle kohta andmed, kuidas see asi tookord tekkis. Millised kokkulepped olid omavahel, kuidas see käis? Kindlasti mitte, et linn on paha olnud. Aga tulemus on praegu siin näha, et praegu meil ei ole see igatahes. Kas see kujunes niimoodi või on tõesti keegi pahatahtlik olnud, mina seda ei oska öelda. Ja selles mõttes, et Margina veel mainin, et see käitumine vald paneb sinna nõukogu liikme, kes läheb ise paljundab selle asju. Mina kuulen seda täna siin juhuslikult, väga imeks panda, aga eks ta siis oli vajalik tegevus. Meie ei pannud sinna, vaid nemad ise ütlesid, et meil vabanes koht, et saatke nüüd oma uus. Ja ma saan aru, aga ma mõtlen seda, et ta läks sinna asutusse, hakkas mingites dokumentides. Ja, aga ta küsis juhi käest. See on ju... Jah, aga niimoodi me saime kiiremini selle informatsiooni kätte, kui kuskil arhiivides tuhnides. Aga kiiremini siis ka, kui käib näiteks röövimus, kui töö. See ei ole argumentatsioon. Jaa, aga ta oli nõukogude liige, tal on õigus neid dokumente vaadata. Rait, ma lihtsalt küsin, et kas sa oled selle... Rait on nõukogu liige. Sa oled Rait nõukogu liige, jah? Olen küll, jah. Linna esindaja. Et keegi midagi pahatahtlikult küll ei planeerinud.
alati tuleb selline mulje, nagu oleks kõik pahad olnud, aga tegelikult ei pruugi ju niimoodi olla. Okei, kas meil selle teema osas on veel küsimusi või täpsustusi kellegi? Ja mul oleks veel. Ja palun. Kas me seda lepingu mustandit oleme ka näinud, et me teame, et meie sellega mingisuguseid kohustusi ei läinud? Mul see lihtsalt, mul praegu jääb mulje kogu sellest 5 kohast, et me jagume piltlikult öeldes tühja augu ümber, et see ei garanteeri meile mitte midagi, see mingi kohustusi meile ka ei pane, et ei tõuse nagu kasu ega kahju meil sellest lepingust, et on meil mingit mustandit näha olnud, et mida selle leping siis päriselt endast kujutab või me natukene uteralt pakume praegu? Olen nõus, seda ei olegi väga siin mõtet selles mõttes jahuda, et niimoodi ta ju on, me seda praegu muuta ei saa, et vaevalt, et Viljandi linn tahaks meile anda seal rohkem kohti või mingit osalust või tahaks meie maksma hakata seal selle hoone renoveerimise eest. Aga seda lepingu mustandit ei olegi veel üldse olemas ja teisipäeval rääkisin viimati Jaanika Kedviliga sellel teemal, ta kinnitas, et et see on hea mõte ja peaks tegema. Aga ma arvan, et kui me tahame seda teha, siis me teeme pigem selle ise. Sest et linnal, nagu Rait ka ütles, et tegelikult linn ei pea meile mitte midagi pakkuma. Et neil ei ole mingit kohustust. Ja siis vaatame, kas linn on sellega päri ja võib-olla ta tõesti ka on. Aga see ei anna meile väga palju juurde tõesti. Okei, see on siis, paneme selle teema praegu lukku. Liigume sel ja läheb vallavanema ettekanne. Riigi korraks ütlen, et tõesti tegelikult see oli lihtsalt ajaloo väljatoomine ja ega mina ka ei tea täpselt on, aga ma arvan, et ma mäletan nii palju, et selle Olstre Polliga oli küll omal ajal ikka väga palju energiat. Tolle aegsid vallajuhid ja linnajuhid ju minu teada pühendasid, et see Olstre Polli nagu ära jagatud saaks ja ära ei kaoks. Aga ju siis võib-olla jäi tähelepanust kõrvale ja võib-olla nii otsustati. Ei oska kommenteerida. Aga nagu ma aru saan, ka tegelikult Viljandi vallal nüüd ka sellist tohutut soovi ja survet ei ole, et seda osalust seal saada või suurendada. Pigem on võib-olla küsimus, et see hea koostöö võiks jätkuda ja võiks tõesti siis ka lepingus kirjas kuidagi vormistatud olla. Ütleme, toetuses selle toredale minevikule Viljandi linn on edaspidi valmis pakkuma eelisjärjekorras teatud arv kohti valla kodanikele. Tahtsin lihtsalt lisada, et meie valla kodanikke on praegu ka seal hoolekandekeskuses ja nii nagu vaba koht on, et ja meil endal ei ole pakkuda, et see koostöö on olnud kogu aeg hea. Aga ajaloos on näiteks Tarvastu vald andis ka omal ajal ühe sihtasutuse ära, aga kõva raha eest. Nii. Aga eelmine volikogu, täna ei ole siin küll Ramsi lasteaia juhatajat. On. Maskides siin kiirelt vaatad, et ei tunne ära. Et jäi nagu võlgu see ilus projekt, et ma siin tegin mõned toon slaidid ka teie, et kuidas siis Ramsi lasteaed Tõruke läks natukene ilusamaks, uhkemaks ja väga kaasaegsel moel, et siis siuke firma Robot Muralist, kes siis teeb siukest graffiti taolist kunsti, aga oma robotitega, mis siis mööda seina teatud trajektoori pidi ja ette antud programmi alusel siis pihustab värvi seina peale. Ja lõpptulemus on ilus. Võib-olla siis lähmegi selle tegevuste juurde. Mulgi nädal oli, kus siis ka meie vallast olid siis Tarvastu kandist oli siin lasteaiad osales, siis Eesti esimene rahvaraamatukogu pidas sünnipäeva, see on siis Tarvastu raamatukogu, 160 aastat täitus. Samal ajal oli ka seal üle Eesti siis tähistati, kas oli raamatukogu töötajate päeva. Ja sel puhul siis said nad uhke tamme, mida nad siis Tarvastu tammeparkiga istutavad selle tähtpäeva tähistamiseks. Ja rahvast oli päris palju mitmest kohast. Hästi uhke hoogne oli Kolgajani rahvamaja avamine, kus siis ansambel Trädak tegi avapeo. Ja kauaaegselt siis seda rahvamaja
renoveerinud ja elus hoidnud, siis Hoovard andis üle siis vallale oma maja. Pidulaud oli ka väga uhke, isegi endale üllatuseks ei ole selliseid toiduhunnikuid näinud ammu kuskil. Aga uus kokk, kes võib-olla toob uut kultuuri ka meie Eesti uimasesse kokakunsti, et oli väga põnev lahendus. Aga samas oli ka hästi see pidu tehtud, et oli mõeldud kõigele, ta oli mõeldud ka, et oleks lapsed kaasas, seal taga oli lastetuba veel ja siis siin ühes ruumis siis jooksis ka Kolga-Jaani ajalugu. Siis külas siin vallamajas käis ka president Kaljulaid. Andsime üle ka valla poolt sellise piltmälestuse, kus ta siis Heimtali parki tamme istutas. Novembri alguses oli ka sünnipäeva oleme me siis tähistanud nii, et me siis igasse allasutusse oleme viinud kringlid. Seega tänavu ka sellisel moel. Ja ma usun, et see teadmine jõudis igale poole. Samas ka siin kuu alguses käis Viljandi linnavalitsuses siis Roman Kusmaa, kes on siis Viljandi selle spa projekti juht, rääkimas, kaugel on projekteerimine. Projekteerimine on selle spaaga suhteliselt lõpujärgus, enam-vähem on kokkulepped ja projekt peaaegu valmis. Et kui kõik õnnestub, siis tegelikult ikkagi väga plaani maha maetud ei ole, et on plaan isegi, kui hullemaks ei lähe, siis kevadel juba ehitushange välja kuulutada. Siis Heimtali põhikool tähistas 199. sünnipäeva. Kuna keeruline aeg, siis oli tähistamine väljas õues ja hästi põnevalt osati, päris 2 meetrit vahet ei ole, aga numbritel on 2 meetrit vahet. Ja istutati ka siis üks elupuu Voolipere ajalooliselt. No, ei lähe edasi enam. Reet, aitab. Jah. Siis Olstre koolimaja sünnipäev oli natukene teistmoodi, et see on hoone sai 85-aastaseks, aga hariduselu on seal ka siis antud juba 187 aastat. Oli selline majasisene pidu. Ei tea, jah. Äkki läheb. Ei lähe ka. Reet, aitab. Liigutas. Ja samal ajal oli ka maja teisel korrusel selline huvitav pidulaud, kust midagi süüa ei olnud, aga siis õpilased pidid kujundama sellist, ma ei tea, visuaalselt ilusat taldrikut just. Nii nagu tipprestoranides, et midagi nagu ilusat on taldriku peal, aga kas ta süüa kõlbab ja kas ta kõhtu täitab, see on omaette küsimus. Nii ka siin oli. Siis Kolga-Jaani hariduselu on ka väga pikk, on kõigist pikem, 334 aastat sai seal ka tähistati koolimajas. Siis on siin valda tuli uus haridusspetsialist, võtsime tööle ja tema poolt tuli ka hea idee ja viia läbi valla haridusjuhtidele siis selline arenguprogramm, siis esimene koolituspäev juba toimub ja see on siis aasta lõikes tehakse kõiki erinevaid koolitusi, et meie haridusjuhid, neist saaks paremad, targemad ja oskaks paremini meie asutusi juhtida. No võib-olla siin Viiratsi jäätmeaeda oli juttu, et ma panin igaks pildid sisse, et näitan, et tegelikult ka Viiratsis tõesti need konteinerid olid inetud seal küla keskel. Täna on olukord teine, aga isegi see, mis täna tundub ilus, tegelikult sinna jõudmiseks oli ikka need asjad ei tule lihtsalt. Ma arvan 2 või 3 rahvamaja koosolekut, et veenda inimesi, et on ilus. Ja tegelikult on mõnes mõttes on ka siin rahaline panus, et need tegelikult lõpptulemus on selles mõttes veel uhkemgi kui vald pani need parempoolsed molokid, aga korteriühistu suutis veel uhkemalt need läikivad panna,
ja tegelikult me väga sooviks, et korteriühistud nüüd seda teed jätkaks. Et tegelikult läheb ju visuaalselt ka Viiratsi küla või ükskõik teised külad ka palju ilusamaks, kui pannakse need moloki tüüpi, mis on maa sisse, saab panna, need on paraja kõrgusel, kaan on plastmassist kerge, et võib-olla on niisugune hea eeskuju, mis viib edasi. Siin eelmine pilt oli siis niisugune väike näide, mida plaanib Kolgajani koolimaja teha natukene välisfassaadi huvitavamaks, ilusamaks ja otsa seinale on mõeldud siis rahvusmustrid, mis Kolgajanis on kombeks. Siin on siis lasteaed veel, mille ehitushange peaks kohe välja minema ja tegelikult, kui kõik õnnestub, siis juba veebruaris võiks siis ehitaja tööle asuda. Siis on Viiratsi moodullasteaia hange läheb välja ja vist on siin natuke ka konsulteeritud, et loodame, et siis 1. september on võimalik Viiratsis uued rühmad avada. Kersna sotsiaalmaja katus on peaaegu enam-vähem valmis, et üks külg on veel panna jäänud ja siia samasse kõrvale siis, ma saan aru, tuleb uhke välipaviljon. Ei tule uhke või? Katust on ikka kõvasti uhkamad. Aga veerand katust on ühelt poolelt veel jäänud tänase seisuga. See peaks ka tegelikult aasta lõpuks vist pidi valmis saama. 17 äkki on. Jah, saab võib-olla näiteks teha. Pärsti mõisa lasteaia päikesekiir, et see probleeme oli, kuigi rohtu ei jäänud hästi külge. Et loodame, et nad saavad oma probleemidest jagu, siis Ramsi lasteaia juures sai väike lõik kõnniteed juurde tehtud. Ja siis raamatupidamist, rahalist seisu, et siin on siis toodud meie laekumised. Kahjuks ei saanud oktoobrikuu laekumist hetkeseisuga kätte, ootasin päeva jooksul, et tuleb, ei tulnud. Jah, et siin on kahjuks eelmise septembrikuu laekumine on viimane, mis on. Ja nagu näete, siin on reservfondi kulutamised ja alles on veel siis 93 000. Uus hoolekande koordinaator, et on vallamajas. Ja siis Päästeamet tunnustas Viljandi valda eriolukorras tegutsemise eest kevadel. Siis eelmine kord oli volikogus ka jutuks, et mis vald ette võtab, siis vallamajas on, täna ka võib-olla tundub vist natuke palju teksti, aga ma loodan, et sealt välja loevad, et sisse tulles peab väga ettevaatlik olema. Et siis tegelikult on ukse peal on käte desinfitseerimisvõimalused ja on ka sildid väljas, et otse keegi üles ei tormaks. Alt peab koridorist foajeest kutsuma siis tegelikult ametniku alla, kas siis suhtlus toimub all või läheb siis üksinda üles kabinetti. Ja lisaks siis oleme nüüd ostnud UV õhupuhastid, mis on tegelikult ette nähtud, et õhus sisalduvate bakterite tasemet vähendab märkimisväärselt ja eriti soovitatakse nakkuslike hingamisteede haiguste leviku kõrge riski korral neid kasutada. Et see on nüüd istungite saalis on üks ja siis on ka all koridoris, et see oleks viimane. Teenuskeskustes ka. Ja on ka hooldekodudes on ka meil üleval, et tegelikult näiteks Pärsti hooldekodus on juhataja öelnud, et seal on ka mitmes kohas ja et tegelikult ta võtab ka selle spetsiifilise hooldekodu lõhna ära. Ja ka vallamajas tegelikult, kui esimese korruse peal väga suurte lõhnadega mõni klient tuleb, et siis tegelikult need aparaadid ikka aitavad. No see on kõik siis tähelepanu. Tänan tähelepanu eest. On küsimusi? Mait tahab küsida. Ja Mait, küsid. Mait? Ja, on kuulda. Ja, oled kuulda. Tahtsin küsida seoses nende koroona meetmete osas, et minuni on jõudnud info, et hetkel on keelatud koolidel teostada ka huvitegevust
mis on suunatud ainult oma kooliõpilastele. Et meil on tegelikult teada, et meil on suhteliselt väikesed koolid Maakera vallas ja ütleme, kui samad õpilased viibivad terve pika päeva koos koolis, et kuivõrd efektiivne on siis keelata ära nende samade õpilaste ja nende siis ka õpetajate, kes on siis ringi juhendajad, nende tegevuste peale koolipäeva lõppu, et millist efekti loodab vallavalitsus sellega viirusega võitlemise puhul saavutada? Tänasel vallavalitsuse istungil täpsustati siis huviringide tegutsemisvõimalust ja tegelikult just need huviringid, kus õpetajad ja õpilased on samast koolist, siis need võivad jätkata huviringe. Ei või, oleme piiranud just näiteks neid spordi- ja treening tegemisi, kui on võimlad koolihoones, aga näiteks kui on võimla Kärstnas, mis on eraldi võimla, siis seal võib sporti ja treeninguid edasi teha, pole kooli. See on kõik selleks, et koolid saaks edasi kontaktõppega, mitte ei peaks nii kool digiõppe peale minema, nagu on täna siis Tarvastu gümnaasium. Tarvastu gümnaasium on laustestimise on ja suletud ja tänane vallavalitsus võttis vastu otsuse, et kuna mingeid konkreetseid andmeid meil ei ole nendest tulemustest, siis järgmise vallavalitsuse otsuseni on siis vähemalt teisipäevani edasi suletud. Et siis me loodame teada saada siis, kui paljudel õpilastel siis testid olid positiivsed, kas on põhjust sulgeda, hoida mõnda klassi kinni või mitte. Me püüame kõiki koole lahti hoida. Ja huviringe me sellepärast olemegi piiranud seda tegevust, et põhieesmärk on, et koolid saaksid õppetööd teha edasi. Mait, sa tahad vist veel küsida midagi? Jaa, küsiks veel, et see on tore, et valitsus on selle otsuse ringi vaadanud ja seda väärtustanud, et igati mõistlik ja tunnustan. Teine asi, et võib-olla volikogu otsene ülesanne ei ole sekkuda ametiasutuse tegevusse, aga siiski paneks vallavanemale ja ütleme ka valla ametiasutuse juhtkonnale tervikuna südamele, et milliseid ülesandeid vallaametnikele antakse, et kas kuivõrd valda arendavad tegevused on, kui vallaametnikud peavad tegelema päev läbi näiteks ringlite laialiviimisega või kommipakkide komplekteerimise või muu taolisega, mis ei eelda tegelikult kõrgharitud spetsialisti olemasolu vallavalitsuses, et tasub kaalutleda ja mõelda, vaadata personal üle, et kas on vaja mingeid assistente juurde võtta, et saaksid kõrgharitud spetsialistid teha seda tööd, milleks nad on ametiasutusse tegelikult tööle võetud. Ei tea. Soovitus. Kas on veel küsimus? Jaa, palun. Ma ikka esindan Viiratsit ja ütlen, et meil on nüüd ilus jõulukuusk sinna ilmunud, et aitäh selle eest, aga järsku leiaks see aasta ilusa tehted ka, et meilt on tõesti ära väsitanud need koleda tehted seal Viiratsit muuse peal. Ma ei ole täpselt kursis, aga ma arvan, et vast ikka mõeldi selle peale. Et just uued ja ilusad ja palju ja las olla keskel vähemalt üks ilus kuus. Seal oli eelmine aasta oli hästi palju probleeme, et oli selline süsteem, kus poisid välja keerasid mõne pirni, siis läks pimedaks terve kuusk ja siis... See aasta paremini. Käsitsi liikunud. Kas on veel küsimusi vallavanemale? Ja palun. Et kui sellise koroona rääkimine, et räägi kõve. Tarvastu gümnaasiumis on näiteks võimalik varu sisse pärast, mida kevadel kasutati koroona ajal täitsa eraldada koolist. Kas seal oleks võimalik kaaluda ikkagi õhtuseid treeninguid jätkamiseks? Kindlasti me kaalume, sellepärast, et tegelikult me jälgime seda praegust nakatumist. Täna viimasel uudisena öeldakse, et just jõuluajal on see ilmselt tipp. Aga samas, kui vaadata Viljandi valla ja linna nakatavust, siis tegelikult ütleme, et me oleme ilmselt võib-olla natukene võib-olla liiga ranged, sest pea siuke suund, mis tuleb riigimeediast ja Terviseametist, on Harju ja Ida-Virumaa ja järgi ilmselt, et väga kardetakse, et see suur nakatamisprotsent võib tulla ka alla siia Viljandi, Põlva ja Valgamaa, mis on täna hästi vähe nakatamist. Et
kaalume. Ja meie soov tegelikult rangemaks kindlasti ei ole minna, pigem kui siin mingi märgatavat tõusu ei ole, siis ja kui Tarvaste gümnaasiumist ei teki mingi suur kolle, et siis tegelikult peaks võib-olla arutama, et kuidagi järgi anda. Sest ma arvan, et jõulude eel siis kindlasti ma arvan, et ei ole spordivõimlad see nakatumiskoht, vaid ikka jõululaud. Aga ma tahtsin öelda nende nakkuste kohta seda, et alati nakkused tulevad suurest kohast väiksesse kohta ja see on alati mingi nädalaste hilinemistega. Et täname õnne, et meil on tõesti praegu, täna oli näiteks 6 nakkust, et ja hoiame seda kaugust ja distantsi ja maski ja ainult edaspidi edasi ja tõesti, et me oleme praegu õnnelikud, et see nii on, aga see ei pruugi jääda, kui mis ei ole nagu ettevaatlikud. Et võib-olla veel kordan üle, et tegelikult kõik tegevused on selleks, et kooli tahti oleks. Ja lasteaiad, sest see halvab kõige rohkem meie inimeste tööl käimist ja lapsed tegelikult selle distantsõppega ikka hakkama ei saa enamus. Aga lõpetame äkki, palun veel. Mina ütlen paar lauset lihtsalt selle valla sünnipäeva kringlite kohta. Et ma ei ole nii nõrga närviline, et nüüd Maidu teksti peale solvuda, aga ütlen nii, et tegelikult oleme me kõik eesliinitöötajad. Praegu kogu aeg nii Terviseamet kui Sotsiaalkindlustusamet ütleb, motiveerige oma töötajaid. Ja mina oma 2 asutuse põhjal ütlen nii, et see oli väga meeldiv üllatus, kui meie kõrgharidusega sotsiaaltöö spetsialist Riina kui Astrid tuli nende kringlitega lausa üllatusena ja me saime endale need kohvilaua sinna teha ja väärikalt seda tähistada. Et see on valla poolt väga tore tunnustus meie töötajatele. Suur tänu. Mait tahab siis öelda midagi. Jaa, ei, kahtlemata kringlid, ma pooldan, kringlid on õige otsus, mina lihtsalt ei poolda seda töökorraldust, et me paneme kõrgharidusspetsialistid, et meie valla arendamine ja valla tegevust see halvab. See ei ole ainult see kringlite teema, mis täna on ju näiteid varasemast ja tegelikult veel. Et kringlid saab samamoodi kohale toimetada need kringlite tegijad ise, et me ei pea selle jaoks rakendama valla ametnikke. Nad on sinna tööle võetud mingite konkreetsete tööülesannetega, mingid konkreetsemad valdkonda arendama. Et kui on kuulda, enam kuulda ühegi valla kodaniku pealt nurinat, et näeb, tema kirjal ei tulnud vastus õige aegselt. Kõik küsimused, mis esitati, said vastuse. Siis me võime rääkida sellest, et kõrgharitud spetsialistid peavad kringleid täielikult. Täna on meil probleem see, ma tutvusin ka Mait, kuule, kas sul on küsimus? Las ma nüüd lõpetan. Mis ütleb selgelt, et meil on endiselt probleeme kirjadele vastamisega. Et hea liib, las ametnikud tegelevad sellega, milleks on vallaasutusse tööle võetud, mitte muude küsimustega, millega saavad tegeleda teised. Aitäh. Ma ei jää Maiduga rahule. Jään enda seisukohta, et meie töötajad soovid ka kõrgharidusega inimese neid ilusaid lauseid, et ma kardan, et see pagar lihtsalt ei oska neid tunnustada niimoodi. Soovitegi sellist. Kui soovite, siis ma lõpetuseks näitaks siis ühte Mulgimaa elamuskeskuse videot, et see asi ka seal natuke liigub edasi vähemalt projektina.
okei, vallavanem, kõik tänaseks, jah? Aitäh. Mait, sul on käsi püsti. Mait? Enam ei ole. Läheme siis volikogu lõpetamise juurde ja nüüd on täpsustaks nüüd ühe asja, et detsembrikuu volikogu. Mait, sa tõstsid jälle käe püsti. Ja mul oli nüüd mõnes vallavanema käest veel küsida, et kas tänasel valitsuse istungil saadeti volikogule menetlemiseks ka järgmise aasta eelarve eelnõu? Ei saadetud. Jah, aga vallavalitsuses oli esimesel lugemisel ja me arutasime. Ja millal sa plaanid volikogule üle anda? Siis kui on õige aeg. Õige aeg on 1. detsember. Ei ole, 15. detsember sellel aastal. Tänavu ei ole sedaviisi nagu eelmine aasta. Vabariik valitsus andis pikendatud 18. detsember. 15. detsember, jah. Sama pakett, kus oli ka see arengukava ja arengustrateegia. Jah. Ma tõmbaks siinpool siis nüüd need küsimused kokku ja tahaks rääkida järgmisest volikogust, et järgmine volikogu ettepanek oleks teha 30. jaanuaril. Jah, vabandust, 30. detsembril. Küsin kella aja kohta. See on kolmapäev. Mis te kella ajast arvate, et 31. on siis poolik päev, eks ole? Kas sama aeg või mingi teine? Jääb sama aeg. Siis järgmine volikogu teeme siis 30. jaanuaril kell 5. Vabandust, jälle ma olen jaanuar kirjutanud siin. 30. detsembril kell 5. Minu poolt rohkem teile infot ei ole, aitäh, et te osalesite ja ma arvan, et siis järgmine kord arvatavasti me peame selle interneti otsa ikkagi püsti hoidma. Kõik kohale tulla ei saa ja mõistlik on. Nii et hoidke tervist ja kohtumine siis detsembrikuus. Volikogu istung on lõppenud.